kaupmehed ütlevadki, et kui ikkagi teha üks korralik käibemaksu alandus, siis nad on korraks nõus selle hinnaga kauplustes väiksemaks kirjutama. Aga turg teeb oma töö ja selle hinnalangus süüakse väga kiiresti ära, kui Soome graafik kinnitab seda. Kokkuvõttes riik loobub väga suurest hulgast rahast. Eesti puhul on see suurusjärk 300 miljonit eurot aastas, suurusjärk. Ja seda ei ole mitte millegagi asendada. See ei ole nii, et me peame võitlema üksikute hindadega. Me peame võitlema ikkagi sellega, et tulud vastaksid turul kujunevatele hindadele, et inimesed jaksaksid osta kaupu, mille hind kujuneb turul. Ja mida veel? Kui võrrelda nüüd riike toidukorvi hinna järgi, väga palju on meile siin näidatud, kuidas Euroopas on käibemaksuga mängitud palju. On küll ajaloolistel põhjustel ja poliitilistel põhjustel. Soome mängis sellega 2009. aastal ja põhimõtteliselt ühe erakonna survel. Siis kõige kõrgem toidukorvi hind on Iirimaal, kus on käibemaks olematu toiduainetele. Kõige kõrgem hind on olematu käibemaksuga riigis. Kord on ta niimoodi otsustatud, väga raske on minna siis seda erandit kaotama, et see on selle asja iroonia. Teine, kus on siis käibemaks toidule 3%, see on teise koha omanik on Luksemburg. See lihtsalt tõestab, et nõudlus on see, mis määrab. Ja küsimus on, kas riik ka endale midagi saab või saavad ainult kaupmehed ja tootjad. Ma ei taha, mul ei ole kaupmeeste tootjate vastu midagi, ma lihtsalt ei ole sellega nõus, et riigi eelarvest peab selliseid kamakaid neile maksma ja sellega siis piirama sotsiaalpoliitikale minevat raha või ka riigi palgaliste tulusid. Nii et see, kus riik tegelikult hindadega võitleb, on konkurentsi soodustamine ja monopolide ohjamine. Aga me ei saa toidu puhul rääkida monopolidest. Mingil määral me saame seda suurte toidukettide kohta öelda, aga see Eestis siiski on konkurents täiesti olemas.